Ma nokin nagu tegelikult. Mul läheb küüne taha või sõrme taha, mind nii häirib. 15 minutit hiljem oled teinud enda näost kaevanduse. Okei, ma ei jää pidama, siis pane pilvepatši. Ma olen nüüd käinud terve vanalinna läbi. Kunagi oli akne selline asi, mida pidi iga hinna eest peitma. Peitekreem, puuder, filter. Eesmärk oli, et keegi ei saaks aru, et sul on vistrik. Aga nüüd on juhtunud midagi väga naljakat. Inimesed panevad vistriku peale suure kollase tähe. Ja olgem ausad, see ei peida mitte midagi. Aga võib-olla see ongi kogu point. Kuidas need aitavad sind? Tekitab parema tunde, et see on nagu kuidagi ära peidetud. Justin Bieber, Anne Hathaway, Bella Poarch, Hailey Bieber ja paljud teised kuulsused kannavad akneplaastreid. TikTokis lähevad inimesed tööle, trenni, lennujaama ja kooli, näos väiksed tähekesed või südamed. Mul esimene küsimus oleks, et kas sa kannad neid pigem kodus või väljas ka, aga ma juba sain vastuse. Ma kannan neid kodus ja väljas, väga vahet ei ole. Ma käin nendega igal pool, nagu kodus, väljas, sõpradega. Kas su sõbrad kannavad ka? Ja ikka, mõned kannavad ja. Enamik akneplaastreid on tehtud hüdrokoloidi nimelisest materjalist. See on nagu see mingi vennaskonna laul ju. Hüdrokoloid. See on meditsiinis haavaravis kasutatav materjal, mis aitab vedelikku imada ja loob nahale kaitsva kihi. Need plaastrid võivad teha 3 päris kasulikku asja. Imada vistrikust vedelikku, kaitsta seda kohta mustuse eest ja takistada sind vistriku katki nokkimast. Mis ausalt võib olla juba pool võitu. Me kõik teame seda, ma lähen lihtsalt vaatan olukorda ja siis 15 minutit hiljem oled oma vannitoa peegli eest teinud enda näost kaevanduse. Kas sa tunned, et see on aidanud sind sellega ka, et sa ei näpi ise oma nägu? Kui ma näpin, siis ongi see, et ma näpin seda plaastrit, mitte nagu seda kuidagi probleemi. Et siis sinna ei lähe nii palju kuidagi seda mustus sisse. Üks teine põhjus, miks pilvepatši kasutakse, on see pigistamise haigus. Need ära pigistatud punnidega mul noorukid on päris palju käinud. Ja kui nooruk või inimene täiskasvanud ka saab aru, et okei, ma ei jää pidama, et nii kui ma leian seda punni koorikut, siis pane pilvepatši, pane nii palju, kui sa vajad. Loomulikult see oli akneravi, eks ju, kui sul on pidevalt punne, siis otsina arsti või siis alusta aknele mõeld hooldusega. Igal juhul see paraneb kiiremini, kui seda pigistada. Ma nokin nagu tegelikult sõrmi, kõik väiksed asjad, mul läheb küüne taha või sõrme taha, mind nii häirib. Ja kui ma panen selle peale, siis ma ei mõtle selle peale enam nagu. Ma isegi nagu, ma olen nagu done did it, vaata. Siin on minu jaoks kõige huvitavam osa. Teoorias peaks akneplaaster vistrikut peitma, aga suur kollane täht otsa ees tõmbab ju sellele alale tähelepanu. See just ju natukene, kui mul on mingi kollane täht otsa ees, siis see ju toob tegelikult tähelepanu. Jaa, võib-olla su näole, jah, aga see ei too tähelepanu sellele võib-olla koledale nagu vistrikule, mis sul näos on. Nii et toob tähelepanu, aga see on positiivsem tähelepanu. Ma olen nüüd käinud terve vanalinna läbi. Ja austades mul on veits nagu ameeriklase tunne. Mul on puudu ainult see, et mul ei ole pidžaamapükse jalas. Mul on meelest ära läinud, et mul näos on. Mind ei koti, keegi ei vaata. Inimesed pigem vaatavad mu tuvisärki kui mulle näkku, nii et tore. Kas keegi on kunagi küsinud või kommenteerinud midagi selle kohta, et sul need plaastrid on? Jaa, mitmeid kordi. Sõbrad, kes on sõprade sõbrad enamasti, on nagu, mis seal näos on, vaata. Aga nagu enamasti kõigil on savi. Täna mu vene keele õpetaja küsis, et itas on klepsukesed näos. Ja siis ma ütlesin, et enam-vähem midagi sellist. Kas see häirib sind kuidagi? Ei, see on lihtsalt naljakas natuke. Kui sul on aktiivne breakout, siis esimene instinkt on tihti see, et paneme sinna nii palju peitekreemi peale, et isegi vistrik ise enam ei tea, kus ta asub. Aga kui vistrik on juba katki, ärritunud või sa oled seda näppinud, siis paks meik, pidev katsumine ja mustad meigipinslid võivad olukorra pigem hullemaks teha. Plaaster loob sinu ja vistriku vahele füüsilise barjääri. Mul oli siin nagu mingi 3 kuud vist oli punn. Nüüd ta nagu paraneb küll, aga ta on ikkagi nagu täiega nagu siuke tulipunane ja meigiga ta nagu paistab ka välja, vaata. Lihtsalt siukeste vähe suuremate ja hullemate peale ma nagu panengi need klepsud siis. Aga nüüd praktiline küsimus. Kas nunnu tähekujuline plaaster on vistriku ravimiseks sama efektiivne kui tavaline läbipaistev ring?
läbipaistvate akneplaastrite mõte oli algselt pigem see, et sa paned selle öösel peale ja loodad, et hommikuks on olukord vähem dramaatiline. Aga nüüd on plaastrist saanud nähtav aksessuaar. Ühes TikTokis öeldi otse välja. Mõnikord ma panen dekoratiivsed plaastrid päris plaastrite peale, sest päris plaastrid töötavad paremini ja dekoratiivsed plaastrid on armsad. Kui ma näiteks avastan, et see täheke on tavaline kleeps, siis ma panen selle Mighty Pimple Patchi sinna alla, mis päriselt töötab ja panen kleepsu peale. Kas kõik need töötavad samamoodi või? No tead, ma pean ikkagi vaatama, kas on hüdrokoloid patch ja siis samas vaata, ma ise väga ei poolda neid pimple patchi, kus on näiteks salicylhappe, sest mina olen näinud, kuidas noor inimene, tal tegelikult on selline punn, mis on juba pigistatud, kratsitud, ta paneb hästi kange salicylhappega pimple patchi peale ja mis tegelikult juhtub on see, et see hape hakkab natuke nahka äritama, nagu söövitama. Ehk siis salicylhappega tuleb kindlasti olla ettevaatlikum, pigem lihtsalt pimple patchid. Tere hommikust ma panin siia läbipaistva, mis ma tean, et töötab ja nendele need mingid värvilised. Vaatame, mis siin all on. No seda on juba eos näha, et siin all on see valge. Aga see vistrikise, ma ei taha seda katsuda, aga see on läinud. Oh my god, see koht on paistes. Ma olen näinud üks inimene, üks patsient, see nooruk oli võtnud plaastrit ja siis ta oli nagu põletushaav. Ehk siis tundlik on väga erinev. Näiteks kui inimene kasutab pidevalt retinoid ja koorib nahka, siis seal nahk on juba palju õhema selle sarkihiga, et siis see happe tungib sügavamale. Nii et see on selline kui poksnahk, mitte tundlik nahk ja see ei koori. Ehk siis üldiselt see ongi hästi palju tingimusi. Nii et ma seda võib-olla lihtsalt esimese valikuna ei soovitaks. Kui see ka on paistes, siis ma olen kurimuri. Oh my god, see on ka paistes. See on nii rõve. See on nagu suur vesivill. Mida me õppisime? Minu jaoks on need tavalised läbipaistvad plaastrid kõige paremad. Läinud. Ei ole paistes, kõik on hästi. Mis see on? Oskad sa vahet teha nendel läbipaistvatel või siis nendel nii-öelda nunnudel? Kas nad teevad mingit erinevat asja või? Eks ikka nagu milleks need punniplaastrid ikka on, et nagu seda funktsiooni, et ta täidab, aga võib-olla natuke nõrgemalt kui need läbipaistvad. Aga siis inimesed internetis panid 1+1 kokku. Nunnud akneplaastrid on hüdrokoloidist. Läbipaistvad akneplaastrid on hüdrokoloidist. Teate, mis veel on? Lihtsalt tavalised hüdrokoloid haavaplaastrid. Face mask. Siit sündis kohe lifehack. Miks osta väike pakk akneplaastreid, kui sa võid apteegist osta ühe suure või lausa terve rulli haavaplaastreid ja lõigata sellest ise väikseid tükke? Kusjuures minu tütar ostab neid ja lõikab tükkideks. Nii et see on täiesti okei või? See on okei, lihtsalt tuleb arvestada, et see tugevus võib olla suurem, kui sa tahad. Ma sain siis ühe põhimõtteliselt terve näo suurus, ma arvan, et ma saaks sellega terve näo kaetud. Ja see oli 3,87 ja päris suur lahmakas. Nii et me vaatame, palju tavaliselt maksavad. 10 tükki, umbes siuksed on 20 € ja need on ka, siin on hydrocoloid patches. Mul on videod, kus inimesed ostavad neid suuri ja lõikavad endale terve näomaski. Ja see on haige, et mulle tundub see, it doesn't make sense. Igale poole saab panna lihtsalt, mida see teeb seal? No see ju puhastab, tõmbab kõik asjad välja. Ei, see ei puhasta, vaata see tõmbab niiskust välja. Et sa paned seda üle terve nägu ja siis mida sa tahad? Et niiskus ei tule välja, aga siis nagu see nahk ei hinga. Kui sa tahad, et see tõmbaks niiskust näiteks, siis tegelikult see jätab su nahka ju dehüdreeritud kujul. Ja inimesed mõtlevad, et see tõmbab komedooni välja, aga see ei tee. See tõmbab ainult vedelikku. Komedoon jääb täpselt puutumatul viisil edasi sinna. Mul on nagu terve elu olnud akne ja siis sellega nagu väga raske toimevalt tulla, sest vahepeal mu nägu on väga hullunud ja kui neid
neid tähekesi või mis iganes kujundeid ei olnud veel sellel ajal, siis olidki need Mighty Pimple Patchid on ju kogu see aeg. Need tõesti nagu aitavad ka, aga noh, sa oled ikkagi laiguline ja kui sa meigi paned peale, siis ta näeb välja nagu see oleks mingi lisaskin seal või mingi teip või siuke veider, eks ju. Aga nendega nagu need näevad kuidagi, kuidas ma ütlen? Esteetiliselt ilus välja, jah. Millal on see hetk, et ma vaatan seda punni, mis mul näos on ja nagu Pimple Patch seda enam ei aita. Ja no kui see on valulik, päris valulik, et sa nagu tunned, et sul valus magada, sa ei saa võib-olla mütsi panna. Kui sa näed, et see on ikka paari päevaga pigem läheb hullemaks, kui sa oskad, sa tunned mingi lümflus, sul on palavik, no siis on kindel ikkagi arstile minek, sest kõige hullem on siis, kui inimesed otsustab millegipärast selles kolmnurgas hakata midagi pigistama, sest kui see on väga suur, siis tegelikult see saab lõppeda lausa mingi ajukelmede põletikuga, sest see kolmnurk nimetatakse ka death triangle, et touches. Ausalt öeldes mulle meeldib see trend. See teeb akne palju vähem häbiväärsemaks. Sest kui sa lähed tänavale tähekujulise plastriga, siis sa ütled nagu, jaa, mul on vistrik. Mis siis? Ja see on minu arust palju parem suhtumine kui see, et me kõik teeskleme, nagu nahk peaks iga päev välja nägema, nagu sellel oleks filter peal. Ja mis sa ütleksid noortele, kes ei ole veel julgenud selle lillekesega välja minna näiteks? See on nunno. Minge ikka, see ei ole mitte midagi, mille üle nagu häbi tunda. Fuck everybody else.